Tere kõigile ja ongi läbi selle kevad-suvise sessiooni viimane tööpäev. Euroopa Parlament läheb puhkusele, mina sõidan Eestisse ja minu selja taga on vihmane, külm, jahe, sombune Brüssel. Nii et üldse ei ole kahju ära lennata. Viimase nädala märksõnadeks olid migratsioon ja Fit for 55. Viimane on uus keskkonnaalane seaduste pakett, mida komisjon tutvustas eile, mis jõuab parlamendi lauale sügisel, aga sellest räägimegi sügisel. Miks migratsioon? Komisjon on aastaid lubanud välja töötada uued migratsiooni põhimõtted, jõuad migratsiooniseadused, sest nagu näitas 2015. aasta, migratsioonis kukkus Euroopa Liit läbi. Migratsioonikriisile ei suudetud vastu seista või teda menetleda kiiresti, efektiivselt, asjalikult. Migratsiooni tõi võib-olla meie juurde rohkemgi lauale see, mis toimub praegu Leedus. Kui 2015. aastal tundus, et see on kellegi teise probleem, kuulsime ka Eestis neid lauseid, las nad upuvad, las nad lähevad, las Kreeka tegeleb, siis viimased nädalad on näidanud, et see probleem ja mure võib potsatada vägagi ootamatult ka meie lauale. Praegu tuli Euroopa Liit Leedule appi. Leedule eraldati täiendavalt raha, Euroopa Liidu piirivalvemissioon läheb sinna appi, riigid saadavad oma politseinike piirivalvureid appi. See ongi Euroopa Liidu solidaarsus. Ma arvan, et praegu, kui hakatakse ka Eestis arutama uut Euroopa Liidu migratsioonipaketti, tuleks seda meenutada, et Euroopa Liit püsib solidaarsusel, et kui mure on ühel riigil, siis on see kõigi mure ja kellegi tänane mure võib saada meie homseks mureks. Ja ma loodan, et lõpuks lõpevad ka vaidlused piirilepingu üle. Kui vaadata praegu Eesti-Venemaa vahelist piiri, siis ta läheb sinkadi-vonkadi, on raskesti valvatav, sest ta ei ole tegelik riigi piir. See on joon, mis märgiti maha ühepoolselt Boris Jeltsini ajal. Eesti vajab seadusega ja lepinguga kindlaks määratud riigipiiri, mis kulgeb mitte läbi hoovide ja aedade, vaid kulgeb otse, mida on hea ja lihtne valvata, ainult siis saame tagada oma riigi julgeoleku. Aga sellest kõigest räägime täpsemalt juba sügisel. Mina soovin kõigile ilusat suve, ilusaid puhkusi. Loodan, et leiate aega veeta suve koos oma sõprade, lähedaste, armsamate, kallimatega, koguda tervist, koguda energiat sügiseks, sest ilmselt sügis ei saa olema kerge. Ja kui te ei ole veel vaktsineerinud, siis vaktsineerige ennast. Reisimise seisukohalt võin ma öelda, et vaktsineerimistõendiga on see kordi lihtsam, kui tehes igas riigis erinevaid teste. Kõike head ja kohtumiseni juba suvel, aga puhkuselainel.